vlog, it's Diana Banana ja täna filmin ma videot, mida ma lootsin, et ma enam kunagi ei pea filmima, sest ausalt öeldes see on üks kõige raskemini filmitavaid videoid üldse. Ja lisaks olen ma seda konkreetset videot juba 3 korda varem filminud. Viimane kord oli eelmisel suvel ja ma saan siiamaani video requeste, eriti viimasel ajal reaalselt peaaegu iga päev. Kuna te seda nii väga tahate, ma otsustasin, et okei, ma annan lõpuks järgi. Ja see siin on 4. versioon Instagrami followerid kontrolliva mu päeva videost. Kuigi ma tean, et te seda videot väga tahate, ei saa ma seda siiski alustada ilma selleta, et ma oleks teid seda Instagramis küsinud. Ja ma panin siis täna hommikul üles polli, kus ma küsisin, et kas teeme lõpuks selle 4. versiooni ära ja 93% ütles jah. Ma olen ausalt imestunud, et see protsent pole 100, sest te tahate seda nii palju. Aga jah, nüüd see on ametlik, me filmime selle ära. Enne kui ma alustan esimese polliga, ma käin igaks juhuks üle reeglid nendele inimestele, kes võib-olla pole näinud mu 3 eelmist videot või kedagi teist seda videot tegemas. Põhimõtteliselt tänase päeva jooksul ei tee ma ühtegi otsust ise, vaid ma lasen teil kõike enda just otsustada. Ja selleks ma panen Instagrami üles pollid ja sealt te teete valikud, et mida te tahate, et ma teeksin. Ja see poll, mis on sellel hetkel populaarsem, kui ma seda vaatan, võidab. Ja esimese päris polli panin ma nüüd 5 minutit tagasi ülesse ja ma küsisin teie käest, mida ma peaksin hommikusöögiks sööma. Mul on kõht nii tühi reaalselt, mul on selline tunne, ma kukun kokku, mul on vaja süüa, ma isegi ei jõua rääkida, nii et me alustame hommikusöögist, kuigi kell on nii palju. Ühed on need ahvi omad, mis on mu, ma arvan, kõige lemmikumad üldse ja teised on need konna omad ja nendega on see, et võib-olla ma eelistaks seda, aga need konna omasid pole ma poodidest leidnud mitu aastat kuni eilseni, kui ma neid jälle lampi poes nägin peale mitut aastat ja kuna ma pole neid aastaid söönud, ma tahaks täiega neid süüa, nii ma täiega loodan, et see võidab pollis. Kui ei, siis I'm gonna be sad, sest et nagu ma söön neid päris pikalt ja ma ei taha nagu mõlemaid avada. Vaatame selle polli ära. Ma postitasin selle 6 minutit tagasi ja hetkeseisuga võidab 68% see, mida ma olen aastaid kogu aeg söönud ja mille isu mul isegi praegu pole. Aga täna on teie valik, mis ma teen, mis ma söön, kus ma olen ja nii edasi, nii et lähevad need. Okei, kui ma nüüd sööma hakkasin, siis võimalik, et te tegite isegi õige valikud. Need on nii head, eriti kookospiimaga. Ma tavalist piima ei joo, sest mulle ei maitse ja see läheb nii hästi kookosega kokku. See šokolaadi maitse siin. Ma söön siin praegu ja ma olin Instagramis ja üks fan-account kirjutas mulle, küsis, et kas need ahviga hommikuhelbed on need samad, millest ma ühes videos rääkisin, et mul oli allergia väiksena selle vastu. Jah, need on need samad. Need on olnud mul lemmikud alates sellest, kui ma olin mingi lasteaias. Meil anti neid lasteaias süüa. Ma sõin neid ilmselt kodus ka ja mingi hetk ma sõin neid nii palju, et mul tuli mingi lööve, mul tuli allergia nende vastu, ma ei saa neid rohkem süüa ja siis ma õnneks kuidagi kasvasin sellest välja ja nüüd ma saan neid jälle süüa, so jah, need on need samad kelloksid. Ma sõin just enda hommikusöögi, mis oli põhimõtteliselt lõunasöök ära ja nüüd oleks aeg ennast riidesse panna selga midagi muud peale enda merch'i, mida ma põhimõtteliselt iga päev kannan ja mida ka sina saad tellida dianano.ee lehe pealt, aga ma panin teile 2 valikut ja ma näitan, millised need on. Mu 2 valikut on siis siin voodi peal. Esimene outfit on Victoria's Secret pinki oma, siin on sellised mustad dressipüksid, valge bluus, super comfy, samas super cute ja siin on minu Guessi outfit. Ma vaatasin, kas see on full Guess, aga ei ole, need on Calvin Klein, aga põhimõtteliselt ma kutsun seda Guessi outfitiks sellepärast, et mu bluus on Guessi oma, see on pikkade varrukatega tegelikult ja siis panna jalga sellised tavalised teksad. See oleks siis natukene viisakam versioon ja natuke ebamugavam. Kuna ma olen enamus päevast kodus, siis mulle meeldib olla võimalikult mugav ja mitte teksasid jalga panna. Ja ma loodan, et see mugavam Victoria's Secret võidab, aga ma kohe vaatan nüüd Instagramist järgi. Yes, ja 61%-ga võitis siis Victoria's Secret pink outfit. Ma panen selle kohe selga. Arvatavasti nägite mu eelmises videos Victoria's Secret hauli, aga ma ei pannud mitte midagi selga, nii et nüüd te näete, milline see mul seljas välja näeb. Ma vaatasin nüüd riided ära, ma näitan teile peeglist ka. Mul pole mitte ükski peegel selleks hea, et enda outfit'i näidata. Mul on vaja selfie peeglit, nagu mul on päriselt vaja. Kas peaks sellega pollina panema? Ma mõtlen. Pole üldse kõige parem näha, aga riided on mul seljas. Aga nüüd on aeg liikuda edasi järgmise polli juurde, kus ma küsisin teie käest, mis lõhna ma kandma peaksin. Ma näitan teile enda väikest lõhnakollektsiooni. Siin on praegu kõik mu lõhnad, mis ma olen alles jätnud, sest et päris paljud on halvaks läinud ja ma pidin need ära viskama. Mul oli vahepeal siin tunduvalt rohkem lõhnu. Nagu näha, mul on suur kollektsioon Britney lõhnasid, siit. Siis mul on mõned kallimad nagu see Calvin Kleini oma
Prada oma, kus mul tuli kork ära. Siis on mul siin väike kollektsioon, need 3 tükki Ariana Grande lõhnasid. Ja siis on mul 2 Victoria's Secreti lõhna. Üks on see siin, mis on mul ammu ostetud ja teine on see, mille ma ostsin siis, kui ma Istanbulis käisin. Ja siin te näete minu närtsimas roosa. Aga ma tegin siis polli ja 58%-ga võitis Victoria's Secret. Need on siis need 2. See on mul vanem ja ma olen seda juba videos kannu, mitte te tunneks seda läbi videoga, lihtsalt tahtsin põhimõttes. See on uuem ja ma arvan, me kasutame täna siis seda. Kui siit huvitab, siis selle lõhna nimi on Scandalous. Nüüd oleme me jõudmas vähemalt minu meelest selle video kõige parema osani. Sest mul on praegu plaanis natuke netis shopata ASOS'es mu lemmikus kohas ja lasta teil kõik asjad välja valida, mis ma ostan. Ja see on muidugi võimalik ainult tänu Bonusway'le, kes meie tänast videot sponsoreerib, tänu kellele ma saan seda shoppamist siin teha. Bonusway on siis selline tasuta teenus, kus sa saad enda netiostude pealt raha tagasi teenida. Kui sulle meeldib telefonis shopata, siis neil on selleks olemas äpp. Mulle isiklikult meeldib alati shopata läbi arvuti ja sellepärast ma lihtsalt kasutan nende kodulehte. Siin on Diana tulevikus, sest ma unustasin ennem seda öelda, aga kui sa tahad Bonusway'ga liituda, siis link on all video descriptionis. Neil on valikus hästi palju erinevaid poode ja netilehtesid nagu ASOS, minu vana lemmik, AliExpress, minu uus lemmik, kus ma kogu aeg lihtsalt toakaunistuseks asju tellin niimoodi, booking.com ja palju veel ja ma praegu näitan teile, kuidas ma lähen läbi Bonusway ASOS'esse ja hakkan sealt raha tagasi teenima. Nii ma lähen siis praegu arvutiga ise sisse. Ma olen juba automaatselt sisse logitud ja siin on minu boonused. Ma saan 6,46 € juba välja võtta ja mul on ootel 5,27, see on vist see, mis ma hiljuti AliExpressis kõik tellisin. Nii et nagu näha, siit saab päriselt ka raha tagasi. Siis siin kõrval ongi see menüü, kus sa saad võtta poed. See on erinevad kategooriad, kus sa saad valida. Kõige populaarsem nagu näha AliExpress, ASOS, booking.com. Mina lähen ASOS'esse, ma lihtsalt vajutan siia peale ja nüüd ta ise suunas mind poodi. Ja nüüd ma olen siin läbi Bonusway sees ja nii lihtne see oligi, nüüd ma lihtsalt shoppan nagu tavaliselt ja saan enda ostude pealt natukene raha tagasi. Enne kui ma shoppama hakkan, tahaks ma väikest snäkki, joodavat snäkki, sest ma tean, mul läheb sellega kaua. Nii et ma andsin teile valiku, kas ma joon Red Bulli, mida ma väga-väga loodan, et te valite, sest kui te seda ei vali, ma jään magama ja see on 100% teie süü ja ma ei tea, kuidas ma selle video lõpetan. Või siis olla tervislikum ja juua smuutit, siin on mingi aprikoosi, banaani, porgandi smuuti. Mõlemad väga head, aga lihtsalt energilistel põhjustel ma eelistaks väga Red Bulli, nii et vaatame, mis te vastasite. Ja 56%-ga võitis Red Bull, thank God, ausõna. Ma ei tea, kas te näete akna järgi, aga väljas on täielikult pimedaks läinud, sest mul reaalselt läkski siin paar tundi, et need asjad välja valida, aga ma lõpuks tegin enda valiku ja siis lasin teil teha enda valiku. Esimese asjana ma lasin teil valida 2 cropped jaki vahel. Ma ausalt olles ise ka ei teadnud, kumba ma rohkem tahan. Üks oli selline valge, natukene narmendav, tundub natukene kvaliteetsem võib-olla, aga samas teine oli roosa ja minu jaoks oli see valge jaki kvaliteedi ja võib-olla stiili vastu piisavalt suur argument. Nii ma paningi polli, et kumba te eelistate ja praegu on 80%-ga võitnud valge. Siis teisena oli mul valikus 2 sellist pidulikumat bluusi, mõlemad olid valget värvi, aga üks oli selline hästi detailne, igast satside ja pärlite ja asjadega, teine oli basic white. Need mõlemad meeldisid mulle, aga ilmselgelt see, millel on rohkem detaile peal, on huvitavam ja kallim ja meeldis mulle natukene rohkem ja ma väga lootsin, et te valiksite selle. Ja õnneks 59%-ga võitis see detailidega bluus. Järgmised asjad olid liiga erinevad, et neid võrrelda, nii ma lihtsalt küsisin teie käest, et kas ma ostaksin need ära või mitte. Ja esimene oli selline roosa kardigan, kõik kannavad hetkel kardigane ja mul pole mitte ühtegi, nii ma mõtlesin, et võib-olla oleks aeg seda osta. Küsisin, kas osta see ära ja õnneks 60%-ga ütlesite te jah, et ma selle ära ostaksin. Teisena leidsin ma sellise heleda roosa topi, mis näeb hullult lahe välja, aga ma natukene kahtlen, kuidas see mul seljas välja näeb. Ma kardan, et see võib olla üks selliseid asju, mis ideena ja nagu kellegi teise seljas võib täiega lahe välja näha, aga minu seljas ma pole nii kindel. Ja ma küsisin, kas osta see või mitte ja 77%-ga ütlesite te, et ma ostaksin selle ära ja ma seda tegin. Nende pollidega oli mul siis ostukorvis 3 asja. Need jäid natuke alla eelarve, nii ma otsustasin lisada veel ühe asja enda ostukorvi. Seda ma teie käest ei küsi, sest ma tahan seda üllatuseks jätta, et kui ma siin video lõpus nüüd hooliden, sest ma ootan need ära ja alles siis panen selle video ülesse, siis teil oleks nagu väike üllatusmoment, et nagu mis see on. Aga nüüd ma peaks käima peiliga õues ära. Peili. Tupsu.
Peili oli super tubli, lasi mul väga ilusti shopata, lasi mul isegi ilusti filmida, ta isegi ei urisanud täna minu peale. Me Peiluga käisime just õues, nüüd mul oleks aeg natukene uue videoga tegeleda, ehk videoga, mis läheb enne seda videot ülesse. Põhimõtteliselt see video on valmis olnud juba mitu päeva, ma pidin selle algselt eile ülesse panema, aga eile pidin ma ootamatult Tallinnasse minema tööasjus ja sellepärast ma ei jõudnudki seda õigel ajal ülesse panna. Siis nüüd ma mõtlesin, panen selle täna ülesse, aga mul läks selle filmimisega nii kaua, et kell on liiga palju ja ma ei taha täna enam postitada. Nii et nüüd lükkub see video homse peale ja kuigi see video valmis, see pole mul veel üles laetud privaatsena, mul pole selle jaoks ka thumbnaili tehtud, nii et selleks, et ma homme selle kiiresti üles saaks panna õigel ajal, sest homme mul lõpuks mitme päeva jooksul pole plaanis filmida, peaksin ma täna selle thumbnaili ära tegema, nii ma lähen praegu arvutisse, otsin võimalikud variandid, mille peale ma saaksin hakata thumbnaili ehitama ehk nagu võimalikud screenshotid ja siis ma lasen teil valida Instagramis, et millise ma siis thumbnailiks valin. Nii, väike update. Ma mõtlesin, et ma annan teile valida 2 pildi vahel, et millest ma hakkan thumbnaili tegema. Aga vahepeal on lihtsalt niimoodi, et sa saad selle ühe thumbnaili kätte ja sa ei taha midagi teist. Nii et selle asemel ma pigem töötan need thumbnailid täiesti ära, aga teen 2 natukene erinevat töötlust ja siis küsin teie käest, kumb teile niimoodi rohkem meeldib. Jah, uus plaan. Ma jõudsin nüüd enda thumbnailid ära editida ja ma panin teile need Instagrami üles ja küsisin, kumb teile rohkem meeldib. Ja hetkel 52%-ga võitis ülemine, mis esiteks see on väga-väga tasavägine ja teiseks ma olin suht kindel, et alumine võidab, mis oli siis see roosaga thumbnail, sest et esiteks see on roosa, teiseks mulle endale meeldis see üleüldiselt ka rohkem. Ma ei tea, miks ma tegin thumbnaili, mis praegu selle teisega võrreldes mulle üldse ei meeldi, aga no kui te selle valisite, siis ma lihtsalt pean seda kasutama. Nüüd, mis mul veel täna teha on minna kinno ja ma ei tahtnud teile anda konkreetseid filmi nimesid, mida ma lähen vaatama, sest muidu ma olin kindel, et te lihtsalt valiksite kuulsama filmi. Nii et selle asemel, et anda teile kindlad filmi nimed, ma lihtsalt ütlesin filmi žanrid, mida ma võiksin vaatama minna ja ma pakkusin välja 2 tükki, sellepärast et oli 2 filmi, millest ma olin huvitatud. Esimene žanr oli sõudusfilm ja teine superhero film, mis ma vaatasin, see on eraldi žanr ja vaatame kohe tulemusi. Okei, 72%-ga võitis sõudusfilm. Praegu on Harley Quinn kinodes ja see ongi see, mida ma selle superhero all mõtlesin ja ma olin kindel, et ka teie kohe seostate seda Harley Quinniga, sellepärast valite selle. Aga tegelikult mul on hea meel, et ma saan seda õudukat minna vaatama, sest see Harley Quinni film on ilmselgelt kuulsam, ehk ta on kauem kinos ja ma tahan mõlemad ära näha. See õudukas, mida ma nüüd vaatama lähen, on Fantaasia saar. Miks ma seda täiega tahan näha, on esiteks see, et see treiler tundus jube hea ja teiseks seal mängib Pretty Little Liarsist aaria ja ma hetkel vaatan Pretty Little Liarsit algusest peale, nagu esimest hooajast peale, ma olen praegu mingi 4. hooajani jälle jõudnud ja ma olen nagu täiega obsessed Pretty Little Liarsiga ja obsessed nende näitlejatega ja ma olen lihtsalt täiega seda filmi ootan nagu mingi 6 aega vähemalt. Ma mõtlesin ma ei vlogi kinos, aga me tulime õudukat vaatama ja me oleme kahekesi, mitte kedagi teist pole siin saalis nagu. Hei, nüüd on paar päeva mööda läinud ja minu esimese pakk on mul käes, see tuli alla 3 päevaga, nagu reaalselt millegipärast rutemini, kui Eestis tihti pakid liiguvad. Ma ootan juba üle nädala Eestis ühest teisest kohast enda pakki, aga jah, Eestises on super kiire shipping hetkel ja vaatame, mis siin siis sees on. Esimesena te valisite selle detailsema valge piduliku pluusi ja päriselus see näeb välja selline, ise ma pole isegi veel ise vaatanud. See on nii ilus, see on nii minulik, see on täiega selline kevadine munade pühade bluus. Ma ei tea, kas te saate ka seda vibe, aga ma panen selle 100% munade pühadel selga, kui ma vanaema juurde sööma lähen. Ma arvan, talle meeldib. Mu lemmikosa on see krae, see on nii ilus. Siis järgmine asi, mida te lubasite mul osta, on selline roosa kardigan. Lähen natuke tahapoole, et te näeksite. See on natukene lühem, kui ma lootsin, aga värv on täiega ilus, materjal on täiega mõnus ja I like it. Et see järgmine asi, ma olen natuke närvis, sest see tundus pildi peal super lahe. Aga nagu ma ütlesin, see on selline asi, mis ma ei tea, kas päriselus istub mulle hästi või mitte. See on siis selline bluus. Need varrukad on kergelt läbipaistvad ja õnneks bluus ise pole läbipaistav. Jällegi ta on super lühike. Ma lootsin, et ta on natukene pikem minu peal, sest see on ikka nagu väga kropp. Mul on üks paar hästi-hästi kõrgeid teksasi. Ma arvan, ma saan seda nende teksastega kanda, aga see on üliilus küll. See on nagu printsessi bluus. Ja siis tellisin ma veel ühe jaki. Ma lasin teil 2 valge jaki vahel valida ja ausalt öeldes see oli vist mu kõige lemmikum asi, mis ma tellisin.
ja mul pole seda teile ette näidata, sest ma just praegu avastasin, et see ei tulnud kohale. Ma ei tea, võib-olla läheb siis natuke aega sellega, aga kui see kunagi tulevikus kohale jõuab, siis ma lihtsalt näitan seda vlogis. Vahest lihtsalt on netist tellimisega niimoodi, et sa ei saa kõiki asju korraga kätte, aga need teised asjad tulid reaalselt alla 3 päevaga, nii et ma loodan, et see jakk tuleb ka varsti kohale. Ja siis viimane asi, mida ma saan teile näidata, aga mida ma teile enne videos ei näitanud, oli siis minu üllatusasi, mis ma tellisin, et oleks natukene huvitavam vaadata. Võib-olla see pole nii huvitav, sest see on suht basic asi, aga ma tellisin endale teksad. Ma ei tea, kas te näete, aga need on super stretchid ja need on Stradivariuse omad. Meil Tartus pole Stradivariust ja ma lihtsalt pean enda Stradivariuse asju Asusest tellima. Ja see on siis kõik, mis ma praegu kätte sain. Aga aitäh Bonusway'le, et ma sain siia videosse väikese shoppingu osa sisse panna. Kui sa pole veel Bonusway'ga liitunud, siis ma jätan lingi alla video descriptionisse. See on täiesti tasuta ja sa saad lihtsalt ostude pealt raha tagasi. Aga ma lõpetan selle video siin ära. Ma loodan, et teile meeldis see video. Ma loodan, et te olete õnnelikud, et ma lõpuks sellele videole ka 4. osa tegin. Selle video filmimine on äärmiselt tüütu ja see oli juba 4. kord, kui ma seda filmisin. Lihtsalt annan thumbs up selle eest. Ja ma reaalselt teen seda, mida te tahate. Ja kui teil on mulle ka tulevikuks video requeste peale selle, et Instagram kontrollib mu elu, siis jätke need alla video descriptionisse, mul on kõik läbi ja ma tõesti tahan teada, mida te tahate näha mu kanalil. Selle video shoutout läheb kasutajale Anette Vildersen, kes pani minu videost üles selle screenshoti. Kui ka sina tahad saada minu uues videos shoutouti, siis lihtsalt tee sellest videost siin praegu screenshot ilusa näoga minu, sellepärast kui see on kole, siis ma ei taha seda enda videosse sisse panna. Pane see screenshot enda Instagrami story'sse või sa võid ka feed'ile panna, kui sa tahad. Mul väga vahet ei ole. Lihtsalt see peab olema avalik profiil, et ma seda näeksin. See peab mind ära tagima ja sa pead kasutama hashtagi Diana uus video ja siis ma leian su screenshoti story'st või su feed'i pealt ülesse ja ma valin ühe suvaliselt välja, kes saab siin videos shoutouti. Aga okei, ma lähen nüüd, aitäh vaatamast, aitäh Bonusway'le, ma loodan teile meeldis see video ja ma näen teiega juba oma järgmises videos.